Stseen 5.3, võte 1. Me oleme siin Lääne-Viru maakonnas Vergi külas ja kui te mõtlete, mis minu selja taga toimub, siis siin tegelikult on filmivõtted. Ja see ei ole teps mitte tavalised filmivõtted, vaid halva hai filmivõtted. See halva filmi asi tuleb sellest, et ma olen halbade hai-filmide fänn ja Tartu halbade hai-filmide klubi president. Ja sellest ajast, kui meil see klubi eksisteerinud on, juba siis 6 aastat, oleme vaadanud hai-filme Tartus, siis sellest ajast on meil see idee olnud, et kunagi me teeme Eesti hai-filmiga. Filmi pealkiri on Vergi hai ning sellest tuleb täispikk film. Loo mõte on omamoodi irooniline. Nimelt räägib film sellest, kuidas Tartu tudengid proovivad Vergis teha Eesti esimest hai-filmi. Aga vahele tuleb mitmeid üllatusi, sealhulgas ka päris haikala. Ma sain aru, et te oletegi siis kunstnikud, kes selle hai tegemises kaasa lõid, jah? Ja me tegime seda tegelikult 6-liikmelise tiimiga, et igalühel oli oma roll ja siis jaotasime selle grupi peale ära. Aga suht realistlik näeb välja, et need hambad, millest kuidas need tehtud on? Need on 3D prinditud ja need on päriselt anatoomiliselt korrektsed hai ja hammaste järgi tehtud. Ehk siis täiesti realistlik selles mõttes. Ja meie eesmärk oli ka teha, et oleks meil siin päris hai olemas, mitte me ei hakkaks mingisuguse AI-ga ja mingi montaažiga kõike peale panema, et oleks ikkagi selliseid füüsilisi objekte ka siin stseenis. Maailma kõige väiksema eelarvega hai-film tehti 159 € eest. Eesti noored soovisid rekordi 1 € võrra üle trumbata. Seega läks Vergi hai maksma 158 €. Pool summast kulutati haikala rekvisiidi peale. Ülejäänu eest renditi majutus ning osteti printeri tooner. Kas jäi ka midagi tegemata, et eelarve nii väike oli? Ei, see projekt on täiesti hämmastava talendi ja hea tahte peal saanud tööle ja need inimesed, kes on kokku tulnud, on siia ise panustanud, nad on rahaliselt toetanud seda, et me saame tiimi toitlustuse ja et me saame oma majutusplaanid asjad lahendatud ja kõik on andnud oma abikäe kuskilt kes. Kuidas aru saada, et üks film on piisavalt halb? Režissööri sõnul visatakse pilk peale filmikriitikale. Kui kriitikute hinnang on 40 või väiksem, siis on tegemist piisavalt halva filmiga. Filmi teha on mõistagi keeruline, eriti siis, kui võttegrupil kogemust napib. Ma olen tegelenud filmindusega 7 päeva. Täpsemalt siis eelmisest laupäevast, kui selle filmi võtted algasid. Palju siin platsil inimesi või sellest tiimist üldse palju neist on filmindusega kokku puutunud? Ma ütleks, et umbes pooled. Aga selles filmis on näidanud ka Astrid Kannel, Martin Müürsepp, Martin Ruus. Kuidas te nemad nõusse saite? Need osad inimesed on natuke tutvuste kaudu, osad on ise huvi avaldanud. Näiteks Martin Müürsepp ja Astrid Kannel on siis tutvuste kaudu. Ja Martin Ruus ise kirjutas meile, et kui see on nii äge, et ma olin seal mootorsaed laulsid see mootorsae vend, et ma tahaks veel midagi sellist teha, et kas te saate mulle mingi rolli anda. Ja siis me andsime talle rolli, kus võib-olla ta saab ka midagi saega teha. Võib-olla mitte, ma ei hakka midagi ütlema. No siin mõtteplatsil on ka sellised inimesed, et kas te eesti keeles üldse räägite? Ich verstande очень плохо estonski. Kuidas sina oma tee siia leidsid? Sõbranna kutsus. Sõbranna kutsus olid kohe nõus kaasa lööma 0 eelarvega ilma palgata. Jah, muidu vanaema paneb maale peenreid rohima, et siin on lõpusam. Aga mis on siin kõige raskem olnud võib-olla? Siis kui tormis saare peale sõitsime ja kummipaadiga, siis võttis kõhedaks, et oli päriselt ka torm, et õnnestus ilmaga ja see oli päris hirmus, et külm oli ja tuul puhus ja maapinda ei olnud et kivide vahel, et see oli ohtlik iseenesest ja raske ka vaimselt. Aga kõik jäid ellu ja need on kõik korras ikka? Kõik on kodus, ainult need on lahkunud, kes ai ära sõi. Nii, see siin siis juba on peakontor, nagu me aru saime. Aha, õpetajate tuba, tiimikontor. Nii, vaikust, koosolek. No kui tihti siin koosolekud siis toimuvad? Tuleme piilume siia sisse. Tule ka. Koosolekud on iga õhtu sellisel kuni hilise öötunnini välja niipea kui saab. Planeerime, mis on võtetel toimumas, räägime kõigi rollid läbi, arutame kes kust nurgast mida võtab ja vaatame, et kõik oleks natukene ka puhkeaega, nii palju kui kannatab anda. Selleks, et ideid ja motivatsiooni koguda, saab nii nimetatud peastaabis otse loomulikult ka varasemaid hai-filme vaadata. Seina peal on ka tabel, kus esindatud mitmed halvad hai-filmid ja nende hinnangud. Hindajateks olid võttegrupi liikmed.
Ja siin filmis on ka tegemist siis politseiga või see on ilmselt seal loos sees ja see silt on muuseas täiesti ise valmistatud, aga põnev lugu sellega on selline, et kuna Eesti seaduses, politseiseaduses on siis kirjas, et politsei vappi ei tohi kasutada, siis nad pidid isegi enda oma vapi välja mõtlema ja sükse lahenduse leidma. Aga miks peaks inimene üldse seda filmi vaatama? Kui sind huvitab, et miks või et milline võiks näha Eesti esimene hai-film, kuidas see kõlab nii jaburalt, on ju, et ma arvan, et juba see idee sellest tõmbab tähelepanu. Kas sa ei karda, et sellest filmist saab hoopis väga hea film? Ma olen korduvalt olnud mures ja käinud õhtuti koosolekutel välja probleemid, vaadates üle kaadreid, et ma olen väga mures, et me teeme liiga hea filmi ja see ei vasta meie IMDb reitingule. Ja kui see juhtub, siis me peame tegema järjefilmi, mis on kindlasti oluliselt halvem. Ja seda, kui halb või hea see film välja tuli, saate teada aasta aja pärast, aastal 2027 mais, siis kui see film peaks loodetavasti jõudma ka Eesti kinodesse.